Tere, minu nimi on Eero ja täna vaatame, kuidas teha mikrobitist täringu. Tutvume esmalt pisut mikrobiti endaga. Esiteks hakkab mulle silma see, et on üpris väike, mahub mu peopessa ära ja teiseks ma näen kahte nuppu A ja B. Lisaks sellele on ka esiküljel 5x5 punast LED-tulukest. Kui ma keeran selle mikrobiti nüüd ümber, siis ma näen, et siin on kaks pesa. See siin on mikro USB pesa. Seda kasutatakse arvutiga ühendamisel. Kui ma võtan nüüd mikro USB juhtme, panen siia sisse ja teise otsa tavalise siis USB panen arvutisse, siis ma saan ühendada selle mikrobiti arvutiga. Seda teeme kohe varsti. Aga enne seda veel, vaatame tagaküljel on veel üks pesa. See on nii-öelda akupanga jaoks. Mul on siin üks akupank olemas, see tuleb kaasa iga mikrobitiga. Akupanga sees on siis kaks kas akut või patareid, et need peavad siis siin sees kindlasti olema, ilma see, et see akupank ei tööta. Ja siis peab olema ka off ja on nupp peab olema siis onni peal, ehk siis peab olema siis lülitatud. Nii. Ja nüüd ma võtan selle akupanga ja ühendan ta õiget pidi, kumb pool on õige pool, niipidi. Ühendan ta siia mikrobitti ja siis läheb see mikrobit tööle, kui ta on programmeeritud. Näeme siin tagaküljel ka protsessorit. Protsessor on nii-öelda arvuti aju. Igal arvutil on protsessor. Lisaks sellel on ka siin kiiruse mõõtja ja väiksed pinnid. Siia nendesse saab ühendada erinevaid asju. Seda me täna ei kasuta. Enne veel, kui hakkame programmeerima, tutvume natuke täringuga. Täring on siis kõikidele teada-tuntud mängu. Nii, hakkame programmeerima. Kõigepealt teeme lahti internetibrauseri ning otsime otsinguribalt sellist veebilehte nagu makecode.microbit.org ning mind tervitab selline avakuva. Siit vajutan New Project ehk uus projekt, sest et me alustame uue projektiga. Ja siin tulevad mul kaks kastikest. Ne võime kohe ära visata siia. Haaran sellest kinni ja viskan ära. Nii, siis nüüd vasakul siin te näete ühte virtuaalset mikrobitti. See toimub täpselt samamoodi nagu tavaline mikrobitt. B-d saab vajutada ja A-d saab vajutada. Nii, aga hakkame programmeerima. Kõigepealt ma tahan, et minu täring hakkaks toimima siis, kui ma seda raputan. Ehk siis, kui ma mikrobitti natukene raputan, siis näiteks ta mulle mingit suvalist numbrit 1-6. Selle jaoks lähen ma siia inputi, see on siis sisend. Ja siin on selline asi nagu on shake. Eesti keeles tähendab see seda, et kui ma seda mikrobitti raputan, et siis mis siis juhtuma hakkab. Kõik, mis juhtuma hakkab, peame nüüd siia sisse panema. Selle klotsi siis sisse. Kõigepealt on mul vaja teha üks muutuja. Muutuja tähendab siis seda, et mul on üks siis mingisugune nimi, mingisugune sõna ja selle sõna taga on peidus mingi number. Ma valin selleks, valin kõigepealt siit menüüst variables ehk muutujad, siis make a variable ehk siis loo uus muutuja ja panen ta nimeks täring. Täring. Okei. Nüüd mul tekkis siia 3 uut klotsikest. Esiteks on täring, mis on tavaline täring, seda meil läheb varsti vaja. Aga järgmiseks on set täring to. See set tähendab määra ja täring on siis meil see täring, mis me just tegime ja siis milleks me määranda. Et määra täring 0-iks siis. Ma võtan selle kinni, lohistan enda siia. Nii. Nüüd ma ütlen, et määra täring 0-iks, aga ma ei taha, et mu täring oleks 0. Ma tahan, et mu täring oleks suvaline arv 1-6. Selle jaoks lähen ma siia math alla, math on matemaatika, kerin natuke alla ja leian pick random 0-10. Pick random tähendab vali suvaline. Ja ma tahtsin, et mul valiks suvalise arvu 1-6, seega ma kirjutan siia 1 ja siia 10 asemel 6. Nii. See on tehtud. Läheme edasi. Järgmisena on meil vaja lahti võtta loogika. Ja loogika alt valime selle esimese. See tähendab, et kui miskit on tõsi, siis tee midagi.
kui miskit tähendab see ülemine, siin on tõsi, see mis peab tõsi olema, käib siis siia sisse, siis see, mis siin tehakse, kui see on siis tõsi, siis tehakse seda, mis on siin. Ehk siis ma saan siin öelda, et kui taaskord läheme loogika alla, siis siin on võrdlus, et kui täring, mis ma just valisin suvaliseks arvuks muutujate alla, et kui täring on 0, siis mis ta näitab? Siis ta näitab mitte midagi. Aga kui täring on 1, siis ta võiks näidata meile ju täringu peal number 1, ehk siis minu siin mikrobitti peal number 1. Selle jaoks ma lähen siis basic ja show LEDs ehk näita meile, pane mingid tulukesed põlema. Ja kui mul on täring 1, siis ma tahan, et mul poleks 1 tuluka ainult. Nii, vajutan, raputan, ei ole midagi. See on sellepärast, et ta valib mul suvalise numbri 1-6. Praegu ei vedanud, proovime veel. Vajutan veel ja veel ja veel ja veel, varsti veab. Nii, ilmuski 1. Täring veeretas suvalise arvu 1-6 ja kui see täringu arv oli 1, siis ta näitaski mul number 1. Nüüd, et edasi teha, mul on siin selline plussmärgike. Vajutan siia plussmärgi peale veel ühe korra ja siia tekib, et else if then. Nii, järgnevalt vajutame uuesti pluss nuppu ja tekib else if. See tähendab siis seda, et kui eelnemine if ei olnud tõsi, see if ei olnud tõsi, siis, kui see kõik ei ole tõsi, siis, aga see on tõsi, siis tehakse seda, mis on selle all. Nii, et lähme jälle loogika, jälle võrdlus, nii, ja võtame jälle muutuja ja kui täring, seekord siis võrdub hoopis 2, kui täring võrdub 2, siis näita seda number 2. Ja number 2 on üpris lihtne, sikutame seda show LEDs jälle alla ja 1, 2. Nii, vaatame, kas töötab, mingil määral ta ikka töötab. Nii, aga nüüd sinul on selline väike ülesanne katsetada seda ise. Ehk kas sa oskad teha järgmised 4 täringu tahku ise programmeerida, täiesti ise. Tuleme kohe tagasi, vaatame. Nii, nüüd lähme edasi. Sarnaselt nagu enne, vajutan pluss nupule, tekib uus klotsi osa ning lähen jälle loogika, võrdlus, lohistan selle klotsi siia, taaskord muutujad, täring ja seekord, kui täring võrdub mitte enam 0, vaid 3, siis näita mulle numbrit 3. 3 oleks siis umbes niimoodi. Lähme jälle edasi. Siin on siis vaja teha ära 4. täringu tahk, taaskord võrdlus, siis kui täring võrdub juba 4, siis näita mul numbrit 4. 4 on hästi lihtne näidata. 1, 2, 3, 4. Nii, jälle pluss. Nüüd tuleb 5. 5. ma teen teistpidi. Ma panen hoopis selle esimesena. See siia. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nüüd sama, mis me tegime enne. Võrdlus. Kui täring võrdub siis 5, siis näita number 5. Aga 6-ga on nüüd lugu natukene teistsugune. Sellepärast, et kui täring on number 1-6, aga ta ei ole nii, ei 1, ei 2, ei 3, ei 4, ei 5, siis ta saab olla ainult 6. Ehk siis siin on kirjas else. See tähendab seda, et kui mitte ükski varasem asi ei olnud tõene, siis see, mis järgi jääb, läheb siia. Ehk siis siia lähebki mul number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nüüd, kui ma raputan oma mikrobitti, 4, 6, vedas, 5, 1, jälle 1, 3, 4 ja meil ongi virtuaalne mikrobitti täring valmis. Aga nüüd võtame meie väikse päris mikrobiti ja viime selle programmi, mis me just tegime, sellesse mikrobitti. Nii, kui me tahame oma programmi nüüd mikrobitti peale laadida, siis esimene samm selleks on ühendada ära meie mikrobitt USB juhtmega. Selle jaoks võtame mikrobitti
ja võtame meie USB juhtme ning ühendame need kaks ära. Imelihtne. Nii, kui need on ühendatud, ma võtan oma mikrobiti juhtme siis teise otsa ning panen selle enda arvutisse USB pesasse. Klõpsti. Ja mikrobit ongi ühendatud ning nagu te näete, läks mikrobiti peal põlema ka tuluke, mis näitab seda, et ta on arvutiga ühendatud. Nüüd, kui mul arvuti ja mikrobit on omavahel ühendatud, on aeg see programm, mis me tegime, allaadida. Selle jaoks vajutame download ja mulle tuleb siia selline kiri. Ära seda veel kinni pane, sest nüüd me vajutame, teeme lahti File Exploreri, kus me omakorda avame mikrobiti ja nüüd, mis me tegema peame, on minema tagasi internetibrauserisse, leidma ülesse selle mikrobiti faili, võtma selle kinni, klõpsa siin alla, sikutama ta siia ja siia. Nüüd ootame natukene. Nii, kohe on ka ära laetud. See ei võta väga kaua. Ja nüüd ongi mu programm mikrobiti laetud. Palju õnne! Su programm on edukalt laetud mikrobiti peale. Kui ma seda mikrobiti nüüd natuke raputan, siis te näete, mul ilmuvad erinevad need täringu numbrid. Hetkel on 2, nüüd on 4, jälle 2, jälle 4, 5 näiteks. Ehk täring on tegelikult juba valmis. Kaamera pildis see täring natukene nagu vilgub, päris elus seda vilkumist näha ei ole. Aga kui ma tahaksin seda arvuti juurest ära võtta, siis ma peaksin otsima välja oma akupanga kõigepealt. Minu akupank on siin. Ühendama mikrobiti ja arvuti lahti, ehk võtma arvuti USB juhtme siis mikrobiti tagant ära ja ühendama hoopiski akupanga mikrobitiga. Kui akupank ja mikrobitt on omavahel ühendatud, siis ei pea olema enam mikrobitil arvuti juhe taga, vaid see programm jääb selle mikrobiti mällu. Ehk nüüd sul on täring, mille taga on aku ja mida sa raputades saad kasutada. Palju õnne! Oled valmis saanud oma enda täringu kasutades mikrobitti.